Aitäh, president Trump. Pärast seda, kui te täna ütlesite, et sõda Iraaniga võib peagi lõppeda ja turg sulgus tugevas tõusus, mida te sellest arvate? Lisaks sellele käskis kohtunik teil lõpetada pallisaali ehitamise. Kas te kavatsete peatuda? Me kavatseme selle otsuse edasi kaevata, aga see ei ole, ma ei tea, see on põhimõtteliselt, ma kirjutasin osa tema arvamusest. Aga põhimõtteliselt ütleb ta, et mul on vaja kongressi heakskiitu ja ta eksib täielikult. See rahastatakse eraviisiliselt. See on ettevõtete tehtud annetus, väga rikkad ettevõtted, väga rikkad inimesed, sest nad on 150 aastat tahtnud siia pallisaali. Me usume, et meil saab olema parim pallisaal kogu maailmas. Ja ta ütles, et meil on vaja kongressi heakskiitu. Aga nad ei küsi heakskiitu tegutsemiseks, eriti kui me ei kasuta üldse raha. Ja see ei hõlma maksumaksja raha. Ei mingit avalikku raha, mitte sentigi pole investeeritud. Ja ta ütles, et meil on vaja kongressi heakskiitu. Me oleme nende aastate jooksul Valges Majas palju asju ehitanud. Nad ei konsulteeri kongressiga Valges Majas tehtavate tööde osas. See on täiesti eraldi. Ja eriti siis, kui tegemist on annetusega. Ma mõtlen, et pallisaal on annetus. See sai suurepäraseid hinnanguid. Presidendid on seda saali tahtnud juba 150 aastat. Sest kui me võtame vastu juhte nagu president Xi või teised peaministrid, siis meil ei ole suurt ruumi, meil on idasaal, mis on väga väike. Ja ta ütles, et meil on vaja kongressi heakskiitu. Ta ütles ka järgmist, kuid see on meie jaoks positiivne asi, mul on see lubatud. See tähendab, et me võime jätkata ehitamist vastavalt vajadusele. Peatume, vaatame, mis see on. Selleks, et tagada täielik turvalisus ja kaitse, Valge Maja ja kõik selle ümbruses olevad alad. Siia on kirjutatud väga hoolikalt ja tähelepanelikult. Valge Maja territooriumi turvalisus ja kaitse peavad olema tagatud. Seda me teemegi, sest kõik on klaasist, kuulikindel ja nii edasi, nii edasi. Isegi peosaal. Ja siis tuleb ehitus ja kõik vajalikud asjad. Siin öeldakse, et presidendi ja tema meeskonna isiklik turvalisus on osa selles. Siis öeldakse, et meil on luba ehitust jätkata. Teisisõnu, ta andis korralduse ja ikkagi andis 14 päeva aega. Meil pole seda vaja, sest täpselt seda me juba teeme. Tal on luba jätkata ehitamist vastavalt vajadusele. Ja kui asi puudutab Valge Maja ja selle territooriumi turvalisust ja kaitset, lihtsalt teadmiseks ma panin mõned asjad kirja. Meil on troonikindel katus ja see puudutab presidenti ning tema meeskonda. Meil ei ole eriti palju kuulikindlat klaasi. Valge Maja ehitati väga ammu. Sellel on kõige kõrgem tase. Tegelikult nimetavad nad seda graafikut, seda on suu. See on kuulikindel ja ballistikakindel. See on väga paks. See on selline. Ja see saab olema 13 meetrit kõrgem. Ja iga aken on kaetud, iga uks on kaetud. Katus on droonide kindel. Meil on turvalised õhutöötlussüsteemid. Teate küll, halbu asju võib õhus juhtuda, kui on halbu inimesi. Meil on kõikjal biokaitse. Meil on kõikjal telekommunikatsioon ja turvalised sidesüsteemid. Me ehitame pommivarjendeid. Me ehitame suurt haiglat ja meditsiiniasutusi. Meil on kõik need asjad olemas. See tähendab, et ma saan vajadusel edasi ehitada. Mõtle sellele, presidendi turvalisuse huvides. Meil on kõik need asjad olemas. Nii et selles osas on meil kõik korras. Seal, kus ta eksib täielikult ja tegi avalduse, mis on küll okei, aga las ma toon sulle ühe näite. Sul on siin umbes 300–400 miljonit dollarit, olenevalt viimistlusest. Kui kasutada marmorit või kalleid seinakatteid, võiks hind ulatuda 400 miljonini. Muidu oleme juba graafikust ees, oleme eelarvest allpool, aga kõik sõltub viimistlusest. 300–400 miljoni dollari väärtuses viimistlusmaterjale annetavad mõjukad inimesed. Inimesed, keda te kõik tunnete. Millised inimesed? Millised ettevõtted? Suured ettevõtted. Nad tahtsid näha selle ehitamist, sest iga president viimase 150 aasta jooksul on vajanud sellist ruumi. Paljud teist on juba käinud telgis, kui meil on külas mõne suure riigi president või kedagi austatakse. Ja kui sa ajab vihma, siis saad läbi märjaks, sest muru saab väga kiiresti märjaks.
see on väga-väga niiske ala. Varem kutsuti seda sooks ja see ongi põhimõtteliselt soo. Kui sajab vihma, oled hädas. Vesi tõuseb 70 sentimeetrit üle kingade. See ei ole hea tunne prints Charlesile, kes on siin järgmistel nädalatel. See on kuningas Charles, kes on fantastiline mees. Me ei taha, et ta istuks veel oigus. Ja nad on seda tahtnud. 100 mõtle järele, 150 aastat ja see on siin. Me ehitame ja see on ideaalselt kaetud. Lahendamatu küsimus on see, et kohtunik ütles, et meil on vaja kongressi heakskiitu. Valges majas on tehtud palju asju ilma kongressita, eriti ilma avaliku rahata. Maksumaksja ei kuluta sentigi. Seda hoonet on olnud aastaid vaja. Olen ehitanud mitmeid saale ja tean väga hästi, kuidas ehitada. See ei ole nagu Föderaalreserv, mis kulutab 4 miljardit väikesele projektile Föderaalreservi hoone, maksab $4 miljardit. See ehitaja saab olema üks maailma rikkamaid mehi pärast seda, kui Föderaalreservi hoone valmis saab. See mees on ebakompetentne. Jerome, aeglane Powell on täiesti ebakompetentne. Ja ta peab kiiresti ametist lahkuma, ta teeb väga halba tööd ja oli selle ehituse järelevalves halb. Kas sa teadsid seda? Nad lammutasid osa sellest hoonest, mida peetakse üheks Washingtoni ilusaimaks. Nad lammutasid selle maha. Tegelikult me teame, et kongressi heakskiit ei ole vajalik biosaali ehitamiseks. Paljud asjad on seal juba ehitatud ilma kongressi heakskiiduta. Eriti kui kogu raha on juba investeeritud. Need on annetused inimestelt, kes armastavad meie riiki ja Valget Maja. Ning tundsid, et see on tõesti vajalik. Härra. President, üks küsimus Iraagi kohta, mis mõjutab ameeriklasi riigis. Bensiinihinnad. Täna, kui need on jõudnud $4. See on $4 riigis, mis ei lase 6 kuu jooksul tuumarelva välja. Samana tunnevad ameeriklased mõju. Nad tunnevad end palju turvalisemad. Kuidas tuua nad tagasi reaalsusesse? Kõik, mida ma pean tegema, on Iraanist lahkuda. Ja me teeme seda väga varsti. Ja siis nad kukuvad kokku. Ja aktsiad tõusid täna peaaegu rekordtasemeni. Sest nad teavad 2 asja. Esiteks, meil on turvaline riik. Pidime tegema väikese kõrvalepõike, sest oli üks hull nimega Khomeini, kes kahjuks ei ole enam meie seas. Ja meil on juba olnud režiimi muutus. Me kukutasime ühe režiimi ja siis kukutasime teise. Nüüd on meil väga erinev inimeste grupp. Nad on palju mõistlikumad, ma arvan, palju vähem radikaliseerunud. Toimus režiimi muutus. Me tegeleme palju ratsionaalsemate inimestega. See, mida me tegime, on uskumatu. Me pidime tegema väikese kõrvalepõike. Kui turg püsitas nädalaid järjest rekordeid, doll jõudis 50 000 peale ja S&P 7000 peale. Ma ütlesin inimestele, et on aeg teha kõrvalepõige, sest meil on üks hull, kes tahab tuumarelva. Kui me poleks seda B2 kõrvaldanud, oleks tal nüüd tuumarelv. Seda oleks juba enne tänast kasutatud. Ja võib-olla sa ei olekski siin seda küsimust esitamas, eks ole. Riik saab sellest aru. Ma nägin, et CNN tegi uuringu magavalijate kohta ja minu uuring näitas 100%. Keegi ei kajasta seda uuringut. Meil oli veel üks uuring, kus oli 92% heakskiitu ja ma arvan, et inimesed saavad sellest aru. Me lahkume väga varsti. Ja kui Prantsusmaa või mõni teine riik on huvitatud naftast või gaasist, te teate küll, see on siis, kui minna läbi väina. Ja Hormuzi väin. Nad lähevad sinna ja suudavad end ise kaitsta. Ma arvan, et tegelikult on see väga turvaline. Aga meil pole sellega midagi pistmist. Mis iganes väinas juhtub, sellega pole meil mingit pistmist. Sest need riigid, Hiina läheb sinna, tangib oma ilusaid laevu ja lahkub. Ja nad hoolitsevad ise enda eest. Pole mingit põhjust, miks meie peaksime seda tegema. Me lõime neid kõvasti. Me kõrvaldasime palju radikaliseerunud, hullumeelseid kogu väina ulatuses. Aga kui nad midagi tahavad, aga ma ütleksin, et selle jooksul, võib-olla 2 või 3 nädala jooksul, me lööme neid kõvasti. Eile õhtul hävitasime mitu raketitehast. Nagu sa ilmselt lugesid, meie hävitasime. Vabandust. Palun vabandust. Teooria saab olema 1. Täiesti maha põletatud. Mina, mõtle 2 või 3. Nädalat. Lähme ära. Pole mingit põhjust seda teha. Selle koha probleem on see, et tüüp võib võtta miini, visatada vette ja öelda, see pole ohutu. See pole nii nagu kui. Hävitada armee või riik
nad võivad selle käiku lasta või saab kasutada rannikul kuulipildujaid laeva vastu. Ou talvez míssil portátil. See on Effin Knowles. See ei ole meie jaoks, see on Prantsusmaa jaoks ja nende jaoks, kes seda kaubandust kasutavad. Aga ma arvan, et kui me lahkume, on ilmselt kõik lahendatud. Täna sain teada, et paljud laevad läksid sealt läbi. Me peame nendega praegu läbirääkimisi. Nad tulid tagasi. Nüüd toimus meil režiimi muutus. Režiimi muutus ei olnud minu eesmärkide seas. Mul oli üks eesmärk. Neil ei saa olema tuumarelva ja see eesmärk on saavutatud. Neil ei saa olema tuumarelvi. Aga me lõpetame töö ja ma arvan, et võib-olla 2 nädala pärast, võib-olla mõne päeva võrra rohkem saab töö valmis. Aga me tahame täielikult kõrvaldada kõik, mis neil praegu on. On võimalik, et me teeme enne seda kokkuleppe. See tabab sildu ja me oleme juba mõnda tabanud. Me tabame veel mõnda silda, meil on mõned silmas peetud. Aga kui nad tulevad läbirääkimistele, siis on see hea. Aga pole vahet, kas nad tulevad või mitte. Me oleme neid juba aeglustanud. Neil läheb 15–20 aastat, et nad tunnistaksid ja taastaksid selle, mida me nendega tegime. Neil ei ole mereväge, neil ei ole relvajõude, neil ei ole õhuväge, neil ei ole telekommunikatsiooni, neil ei ole õhutõrjesüsteeme. Neil ei ole juhte, nende juhid lahkusid. Me vahetasime režiimi, meil on uued juhid. Aitäh, Trump! Öeldakse, et Balisaan vajab droonikindlat katust. Droonikindlateks. Viimasel ajal on droonide parved lennanud tundlike USA sõjaväebaaside kohal. Teatatakse, et need ei ole tavalised kaubanduslikud droonid ja neid ei saa blokeerida. Kas tegu võib olla mõne teise riigi relvajõududega? Ma ei usu seda. Meil on suurepärane süsteem. Kas sa oled märganud, et viimase 4 või 5 päeva jooksul pole eriti palju droonirünnakuid olnud? Meil on tõeliselt uskumatud droonivastased relvad. Aga näiteks Balisaali tahad sa ikka. Meil on väga tugev teraskatus, tõesti terasest, milles on ka teisi elemente. Ja kui sa ehitad hoonet turvalisuse tagamiseks, nagu kohtuniku arvamuski ütleb, pead tagama presidendi ja meeskonna turvalisuse. Neil on see olemas. Sul on vaja tugevat ja rasket katust ning tugevaid hooneid. Sul on vaja tõeliselt paksu kuulikinglat, ballistilist klaasi. Ja meil on see olemas. Teistel hoonetel seda pole tead, kaasaegsetel. Suhteliselt kaasaegsetel hoonetel seda pole. Neil on õrnad katused ja tavaliselt klaasakna. Aga Parkstale'is juhtus see vahejuhtum, kus terve droonide parv oli väidetavalt mitu tundi lennuraja kohal. Seal on palju tõeliselt olulisi lennukeid. Kui palju sa muretsed selle pärast, et see võib olla mõni teine riik, kes lihtsalt uurib olukorda? Mina küll muretsen. Ma tean sellest. Nad uurisid seda ja jõudsid asja tuumani. Tead, sul on palju inimesi. Nüüd toimuvad ülelennud igal pool ja me oleme nendega väga karmid. Aga me oleme juba suutnud neid kõrvaldada. Sõjaliselt kõrvaldasime nad lihtsalt. Uus asi on laserid. Tead, laserid muutuvad väga tõhusaks. Sa tabad drooni ja see sulab õhus ära. See on ilus vaatepilt. Kui see tuleb sinu suunas, siis on laser väga hea asi. Aga meil on olemas kaitsemeetodid droonide vastu. Tähendab, kaitse seisukohad on eelis see, et nad ei ole väga kiired võrreldes F-22-ga selle lennukiga seal. Nad on aeglased ja neid saab alla tulistada kvaliteetsete lennukitega, mida meil on rohkem kui ühelgi teisel riigil. Ja mida see tähendab? Sel nädalal oli üks viraaliks läinud video, ma ei tea, kas sa nägid seda. Kopterid Kid Rocki maja juures Nashville'is. Kas sa nägid seda? Ma ei näinud seda, aga kindlasti oli neil väga lõbus. Armee juba teatas, et meeskonnad kõrvaldati teenistusest. Mis sa arvad? See sõltub. Nad ei oleks ilmselt pidanud seda tegema. Jah, te ei tohiks siin nalja teha. Ma vaataksin selle üle. Meile meeldib Kid Rock. Mulle meeldib Kid Rock. Võib-olla nad üritaksid teda kaitsta. Ma ei tea. Kas Iraan peab tõesti Zevaga kokkuleppe sõlmima, et oma tegevus lõpetada? Ei. Kas Iraan ei pea kokkulepet sõlmima? Kas Iraan ei pea kokkulepet sõlmima? Ei. Jah, ma rääkisin paljude inimestega. See on uus režiim. Nad on palju avatumad. Neil on õigus. Teate, nad ütlesid, meil on teile kingitus, härra president, austusest. Nad ütlesid... Oota hetk. Sa tahad, et ma vastaksin küsimusele. Sa oled julge inimene, tead seda. Meil on sinuga palju probleeme olnud. Kas pole? Ei, neil ei ole. Sa esitasid mulle küsimuse. Ei, neil ei ole vaja minuga kokkulepet teha. Kui me tunneme, et nemad pika aja jooksul on viidud tagasi kiviaega, et nad ei suuda tuumarelva arendada, siis me lahkume. Kas kokkulepe on või ei ole, see on praegu ebaoluline.
on võimalik, et meil tuleb kokkulepe, sest nemad tahavad kokkulepet. Nemad tahavad kokkulepet rohkem kui mina, aga varsti oleme lõpetanud. Nad ei saa aastaid tuumarelva toota ja kui nad lõpuks kauges tulevikus suudavad tuumarelva teha, teil saab olema president, kes on nagu mina. Ja ta läheb sinna ning lõpetab nendega uuesti, sest neil ei tohi olla tuumarelva. Nad on väga radikaliseerunud inimesed, neil on väga haiged juhid ja ma ütlen siiski, et juhtkond. Kellega me praegu tegeleme? Uus režiim, sest meil on uus režiim ja uus režiim on palju parem kui eelmine. Härra president, Iraani valitsus ähvardas täna mitmeid Ameerika ettevõtteid, Google'it ja Apple'it. Millega? Millega? Kuidas nad need ettevõtteid ähvardasid? BB-relvadega? Sion. Hea küsimus. Minu küsimus sulle on, kas USA räägib nendega? Millega nad neid ettevõtteid ähvardasid? Ma tõesti ei tea, kuidas nad neid ähvardasid. Ma tean, et nad ähvardasid neid. Mida see tähendab? Piisavalt. Nad ütlesid, jälk. Valitsus on nende ettevõtetega kontaktis. Sa aitad neid toetada. Sina. Ma ei teagi, mis see oht oli. Mis see oht oli? Ma ei näinud, mis oht. Ma tulen selle juurde tagasi. Jah, kas sa plaanivad nad õhku lasta? Rünnata? See on vale. Tead, mida nad ei tee? Nad ei ründa neid tuumarelvaga. On küll. Kas see teeb teile muret, härra? Ei. Iraani revolutsiooniline kaardivägi ähvardab rünnata 18 USA ettevõtet pärast Iraani juhtide sihipäraseid tapmisi alates 1. aprillist. Nvidia, Apple ja Microsoft. Nendest inimestest on mõned juba surnud. Jah, Peeter. Mul on sinu poeg. Erik postitas foto tulevasest Trumpi presidendi raamatukogust, hiiglaslikust pilvelõhkujast. Kas see kõik ongi raamatukogu? Mis veel sinna tuleb? See on raamatukogu ja valitsusmuuseum, aga ma ei alustaks enne, kui ametist lahkun. Ma ei usu raamatukogude või muuseumide ehitamisse. See on tegelikult nagu Barack Hussein Obama oma Chicagos. See ei asu heas kohas ja on vähe atraktiivne, hilinenud ning ületab eelarvet. Ma arvan, et siin näete midagi suurepärast, mis valmib õigel ajal ja eelarve piires. Parim asukoht Miamis. Öeldakse, et see on Miami parim kvartal ja osariigi nõukogu. Kas inimesed hakkavad korrustel elama? Ei, tõenäoliselt saab sellest hotell, teate, see kontseptsioon võiks olla ka kontori jaoks, aga tõenäoliselt saab sellest hotell, mille all on ilus hoone. Ja foyees on Air Force One'i Boeing 747, mis saab olema paras väljakutse. Homme hakkab ülemkohus arutama teie täidesaatvat korraldust, millega püütakse lõpetada sünnijärgse kodakondsuse õigus. Ja mina lähen. Sa lähed homme ülemkohtusse, lihtsalt istud ja kuulad. Sest ma olen seda argumenti nii kaua kuulnud. Ja see ei puuduta Hiina miljardäre ega teiste riikide miljardäre. Et äkki on 75 last või 59 last ühes juhtumis või 10 last, kes saavad Ameerika kodanikeks. See puudutas orja. Ja kui sa vaatad, siis orjadest me räägime kodusõja aegsetest orjadest. Ja kui sa vaatad, millal see esitati, kogu see seadusandlus, kõik mis puudutab sünnijärgset kodakondsust, oli kodusõja lõpus. Põhjus oli selles, et see puudutas orjade lapsi, orjade laste kaitset. See ei olnud seotud multimiljonääride ja miljardääride kaitsmisega, kes tahtsid, et nende lapsed saaksid Ameerika kodakondsuse. See on kõige absurdsem asi, mida ma kunagi näinud olen. Juristid on seda teemat aastate jooksul nii halvasti käsitlenud. Kui sa vaatad algseid dokumente sünnijärgse kodakondsuse kohta, siis kõik need loodi vahetult pärast kodusõda. Põhjuseks oli see, et see puudutas orjade lapsi. Ja ma loodan, et see näitab, kuidas meie riiki petetakse. Me võtame vastu kõik need inimesed, neile müüakse õigusi. Inimesed teenivad elatist, teenivad palju raha, saavad sadu tuhandeid ja isegi miljoneid dollareid selle eest, et nad toovad inimesi. Ja ütlevad, palju õnne, kogu sinu pere saab Ameerika Ühendriikide kodakondsuse. See ei olnud selleks mõeldud. See ei olnud mõeldud miljardäridele, et nad tooksid siia inimesi või pereliitmeid. See oli mõeldud orjade lastele. Aga mida sa tegelikult pead tegema? Ja ma arvan, et advokaadid ei räägi sellest eriti palju. Tuleb vaadata, millal kodusõda lõppes ja vaadata kuupäeva, mil see välja kuulutati. Olgu, see on juba olnud ülemkohtus. Kas see on esimene kord, kui see juhtum kohtusse läheb? Ei, ma olen juba käinud. Ülemkohtu avamine eelmisel ametiajal. Ja millistele kohtunikele sa kõige rohkem tähelepanu pöörad? Mulle meeldivad mõned neist. Mõned teised mulle ei meeldi.
ja sa tead, ütle mida tahad, aga seal on neid, kelle määrasid Barack Hussein Obama ja Biden. Pole tähtis, kui hea su juhtum on. Isegi kui see on parim, nad otsustavad sinu kahjuks. Nad teevad seda alati ja nii ei pidanud see olema. Nüüd, vabariiklased kipuvad olema väga erinevad, nad tahavad näidata, kui auväärsed nad on. Üks mees nimetab nad ametisse ja nad otsustavad tema vastu. Me oleme uhked, et otsustasime Trumpi vastu. Meie oleme sellest üle. On neid, kes ütlevad, et see on imeline ja on neid, kes ütlevad, et nad on nii rumalad. Aga demokraadid ei pea kunagi alt ühes asjas. Kui Barack Hussein Obama või kui Biden kedagi nimetab, siis nad järgivad seda joont. Sul võib olla ajaloo parim juhtum. Ja peaaegu, ma arvan, et pean ütlema peaaegu, võib-olla ei peagi me isegi ütlema peaaegu. Ilma ühegi erandita hääletavad need inimesed, 4 neist, mõnikord 5, aga tavaliselt 4 sinu vastu. Sul pole mingit võimalust võita. Sul pole võimalust. Ja selleks ei ole kohtusüsteem mõeldud. Vabariiklaste poolt nimetatud inimesed käituvad nii. See on kestnud juba palju aastaid, ammu enne mind. Mõned nimetaksid seda lumaluseks või reeturlikkuseks, teised ütleksid, et neil on õigus. Mind ei huvita, kas mul on õigus, aga teine pool teeb seda harva, peaaegu kunagi mitte. Ma arvan, et sa võid leida võib-olla 1 või 2 juhtumit, aga peaaegu kunagi nad seda ei tee. Kui demokraat nimetab kohtunikku, ja ma räägin kohtunikest, mitte ainult ülemkohtu kohtunikest, siis kui sa satud mõne sellise demokraatliku kohtuniku ette Washingtonis, DC-s, sul pole mingit võimalust. Seetõttu andsin armu ainult neile, keda 6. jaanuari sündmustega seoses nii halvasti koheldi. Ma olen kohal. Kas sul on küsimus? Lähme, ma polnud sind seal märganud, sa oled nii lahke. Siin me nüüd oleme. Nüüd ta esitab mulle kindlasti raske küsimus. Nad on ühtsed. Ma arvan, et võib-olla oleks sul Fetterman, keda ma väga austan, aga demokraadid on ühtsed vastu ja sa vajad nende hääli, välja arvatud juhul, kui sa teed midagi nutikat, näiteks lõpetad selle niinimetatud obstruktsiooni. See on see, mida vabariiklased peaksid tegema. Aga on mõned vabariiklased, kes võib-olla ei ole nii nutikad, sest demokraadid teevad seda kindlasti. Esimesel päeval, võib-olla juba esimesel tunnil. Küsimus on, kas see juhtub esimesel tunnil või esimesel päeval? Kes suudab uskuda, et inimene, sa ei saa seda isegi täiskogule viia, et keegi selle poolt hääletaks. Mõtle sellele. Kodakondsuse tõendamine valija tuvastamiseks. Ja me lisasime veel ühe asja. Lisasime posti teel hääletamise võimaluse. Välja arvatud sõjaväelased, haiged inimesed, reisil olevad inimesed ja puudega inimesed, meil on üsna helded erandid, aga kes usuks, et nende asjade jaoks oleks võimalik hääli saada? Ja siis lisasime parima Trumpilt. Me ei lisanud meeste ja naiste sporti, mis on eraldi teema, aga selle me lisasime. Ja ütlesime, ei mingit transsoolisust, ei mingit soomutilatsiooni meie laste peale. Kuid see saab 90, 95, võib-olla 98, mõnel juhul võib-olla 99% toetust. Kui arvestada 2 esimest punkti, siis arvan, et 98, 99%. Valija tuvastamine, eks. Kas sa ei arva, et on hea, kui on foto? Kas sa ei arva, et on hea, et demokraalid pidasid oma kongressi? Ja ma mäletan seda ka. Sissepääsuks areenile oli vaja isikut tõendavat dokumenti ja neil oli kaart, mis oli suurem kui enamiku nende rinnad. Ja seal oli kõik peal, sealhulgas nende fotoga. Ja kui sul seda kaarti polnud, saadeti sind minema. Hiljuti New Yorgi linnas oli meil suur lumetorm. Linnapea Mendemi palus inimestel lumi ära koristada. Aga sa pidid esitama fotoga isikut tõendava dokumendi, kui sul selle polnud. Ja mitte ainult ühte, vaid sul pidi olema 2 dokumenti, et lund koristada. Enne niis on sul vaja 2 fotoga isikut tõendavat dokumenti. Aga hääletamiseks, mis on kõige tähtsam, pole seda vaja. Demokraadid ei taha isikutuvastust, sest nad tahavad petta. Probleem on selles, et meil on vaja nende hääli. Selleks peame saama nende hääled. Vaata, nad teavad, nende poliitika on kohutav. Nad teavad, et kui nad annavad need hääled, ei pruugi nad enam kunagi valimisi võita. Nad vaidlevad, millised. Tegelikult võitlevad nad omaenda ellujäämise nimel oma poliitika tõttu.
vabariiklastel on suurepärased poliitikad, targad poliitikad, tugevad piirid, madalad intressimäärad ja madalad maksud. Me andsime teile ajaloo suurima maksukärpe. Me tahame tugevat armeed ja täna on meil kõige võimsamad relvajõud. Vaadake, mis juhtus Venezuelas. See oli midagi uskumatu. Inimesed ütlesid, et see oli suurim sõjaline manööver, mida nad kunagi näinud on. Vaadake, mis toimub Iraanis. Me oleme täiesti piiranguteta. Kõik on pommitamiste tõttu hävitatud. Neil ei ole õhutõrjet, neil ei ole mitte midagi. Neil ei ole midagi halba. Vaadake meie relvajõude. Demokraadid ei taha seda. Ja kui ma loen New York Timesi, siis nad ütlevad, et nad võitlevad hästi, aga tegelikult nad ei võitle ega lase. Meil on kõik korras. Meil on lennukid lihtsalt valitsevad taevast. Meil on lennukid, need kaks, meil on vinged lennukid. Lincoln, kaasaegse puudutusega, suur Benjamin Franklin, kaasaegse puudutusega. Aga mõtle selle peale. Nad lendavad Teherani taevas, neid ei rünnata isegi, sest nende varustus hävitati täielikult. Neil pole midagi, millega tulistada, neil pole mereväge, neil pole midagi. Ja mõtle selle peale. Neil pole mereväge, neil pole relvajõude, neil pole midagi. Nad kaotavad, tunnistavad kaotust ja paluvad lepingut sõlmida. Ja kui sa loed võltsitud New York Timesi, seda korrumpeerunud ajalehte, mille vastu ma olen kohtusse pöördunud ja arvan, et mul läheb väga hästi. Aga sa võiksid peaaegu arvata, et see, kes võidab, on nii petlik. Aga lõpetuseks New York Timesi teemal. Kui sa lugesid New York Timesi enne minu valimisvõitu, eriti esimest väljaannet ja ka teist, siis ma võitsin 3 korda. Võitsin 3 korda veenvalt, aga räägime 3. võidust. Kui sa loeksid New York Timesi, ütleksid sa, Trump kaotab. Aga ma võitsin ülekaalukalt, ma võitsin rahvahääletuse, ma võitsin valimiskogus väga suure ülekaalupeaks. Väga suure ma võitsin. Maakondades 86% maakondadest võideti. Kõik need asjad, rahvahääletuse võitmine vabariiklase jaoks on midagi uskumatut. Aga kui sa oleksid kuid ja kuid jäljest lugenud New York Timesi, oleksid kuulnud selliseid asju nagu, Trumpil läheb nii halvasti. Me peame oma meedia korda tegema. Põhjus, miks nende tiraaž on nii madal, nagu sa tead, on The New York Timesi tiraaž kõvasti langenud. Washington Post on peaaegu välja surnud. Või ajalehed, mis on ebaausad, ajalehed üldiselt, inimesed ei usu meediat. Ja lõpetuseks ma sain 93% negatiivset kajastust, mõned ütlevad isegi 97%, aga see jääb nende numbrite vahele. 97% artiklitest olid negatiivsed. Võib-olla teeb Karolin halba tööd. Ma ei tea, ta on minu esindaja, tema töö on väga halb, aga me hoiame teda. Ma arvan küll. Ma saan 93–97% negatiivset kajastust, kõik on vale, ma võitsin suurelt, kui sa saad 93–97% negatiivseid artikleid ja kriitikat. Ja ikkagi võidate, et mida see tähendab? Rahvas ei usu ajakirjandust ja kui nad sellesse ei usu, on see riigile väga halb. Vaadates New York Timesi või Washington Posti, nad on nii valelikud. Wall Street Journal ka, ainult halvad lood. Ma ei tea, mis juhtus, aga nad on kehvad, nende tiraaž on kõvasti langenud. Wall Street Journal, ma ei tea, kas sa nägid eilseid numbreid, New York Times langes kõvasti, Wall Street Journal ja Washington Post langesid ka. Sest inimesed ei usu enam neid. Ja asi pole isegi ajalehes, asi pole B-s, asi on selles, et neil pole enam usaldusväärsust, mis on meie riigi jaoks väga kurb. Suur tänu kõigile. Kas te mõtlete kandideerimisele president?